tavaliselt vaikses elamurajoonis Waupakas, Wisconsinis, lõhub rahu esmalt karjumine. Tule juba! Lastakse maha! Panete maha! Sõber! Ja siis kõlab haavlipüssi pauk. Lähedal asuv uksekella kaamera salvestab kogu juhtunu. Issand jumal! Issand jumal! Tulistaja tuli siia kellegagi kohtuma, kuid ta ei ole siin, et rääkida. Tema nimi on William Wild Bill Zelensky, endine politseinik, kes nüüd tegeleb mürkmadude ja haruldaste loomadega kauplemisega. Ta usub, et teismeline, 18-aastane Riley Manente, kes lamab tema ees maas, varastas temalt ligi $30,000 väärtuses tema hinnalisi roomajaid. Wild Billy kõrval seisab tema tüdruksõber Tiffany Powell ja inimene, keda ta just tulistas, on tema poeg. Enne tulistamist, enne varastatud roomajaid oli lihtsalt William Wild Bill Zelensky. Ta ei ole just kuulus, kuid Kesk-Lääne roomajate ringkonnas on ta keegi. Ta kaupleb mürkmadude ja haruldaste sisalikega, mis on väärt tuhandeid. Ta filmib nendega videoid ja ta räägib nagu mees, kes on terve elu ohtude keskel olnud. Ta elab koos Tiffany Powelliga ja tema lastega. Tema poeg, 18-aastane Riley, on vali, impulsiivne ja ei ole eriti lugupidav mehe suhtes, kes tema emaga kohtamas käib. Üks nädal enne tulistamist helistab Bill hädaabinumbrile 911 ja ütleb, et tema koju on sisse murtud. Ta ütleb dispetšerile, et varastati tulirelvad, alkohol ja tema kõige väärtuslikumad roomajad. Loomad, väidab ta, on väärt üle $30,000. Ta nimetab kohe kahtlusalused Riley ja tema teismelise sõbra. Kui me siis Riley sellepärast ette võtsime, sest arvasime, et nad võisid seda teha, ütles ta, vaadake kaameraid. Pangas on kaamerad, nii et nad on juba piisavalt nutikad, et kaamerate olemasolust teada. Võib-olla läbisõidu akna juurest, ma ei tea. Aga betoonis on ka jalajäljed sellest ööst. Ja siis me läksime ja rääkisime temaga, aga ta ütles, et ei tea sellest midagi. Aga siis küsisime, et kus see Ashton on? Lähme tema vanemate juurde. Ja ta keeldus meid sinna viimas. Ta ütles, et üks neist elab kuskil Vialiga kandis, 10. maantee kandis. Ja teine, tema ema võib-olla, ja isa elab kuskil Appletonis. Ja me saime teada, et nad olid täna Appletonis ja Wow South. Nii et me ei tea, kuhu nad loomad peitsid. Aga Kameli mentolsigaretid, keegi neist ei suitseta oma majas Kamel Mentoole. Mina suitsetan Kamel Mentoole. Me nägime nende 1000 doosist tühja Kamel Mentooli pakki. Nii et kui nad mu kindlalaegast läbi otsisid, arvan, et nad võtsid kaasa paki minu sigarette. Ma mõtlen, see ei ole küll tõend, aga samas nagu on, tead küll, jah. Politsei avab juhtumi. Billy sees tärkab midagi muud, kättemaksu iha. Ta helistab ringi, ta hakkab uurima. Ta ütleb inimestele, et teab täpselt, kes seda tegi. Riley. Selle asemel, et oodata, kuni politseinikud varastatud roomajad tagasi toovad, otsustab Bill, et toob need ise tagasi. Tema ja Tiffany koguvad relvi, jahipüssi, veel ühe pikaraudse relva, laskemoona. Hiljem löövad uurijad autos üles, haamri, noad, isegi käerauad. Ükski neist ei ilmu raportites enne tulistamist, kuid tagantjärele vaadates on ettevalmistus ilmne. Umbes kell 10 õhtul keeravad nad Van Streetile, vaiksele elamurajooni tänavale. Uksekella kaamerad kinnitavad hiljem ajastust. Nende esituled valgustavad üksikut kõndijat. See on Riley Manente Powell. Bill piitab auto ja astub välja, jahipüss käes. Uks jääb lahti, mootor töötab, kui vastasseis kohe teravneb. Tiffany, Riley ema, astub samuti välja ja ühel hetkel näib uksekella salvestis näitavat, et ta hoiab vintpüssi käes. Sul on omad sokkide peal! Sul on omad sokkide peal! Riley võtab särgi seljast. Uurijad märgivad selle detaili hiljem uuesti ära. Ta karjub Billy peale, kutsudes teda võitlema ilma relvata. Pane see kaklusesse nagu mõttetu mees! Pane see maha ja võitle palliga! Pole näha ühtegi katset lahkuda. Pole märki, et keegi kardaks piisavalt, et taanduda. Mõni sekund hiljem kostab püssipauk. Ta tulistas teda. Ta kurat küll tulistas teda. Naaber, kes seda kuuleb, vaatab välja ja näeb autot taga kõhuli lebavat keha. See on Riley, Tiffany poeg. Bill ja Tiffany on aga tagasi auto esiistmel. Nad ei puuduta teda ega kontrolli pulssi. Pane see maha ja hoia kullast kinni!
politseinikud saabuvad kiiresti ja turvavad ala. Kiirabitöötajad põlvitavad tänaval teismelise kõrval, kuid nad ei saa midagi teha. Kui sündmuskoht Van tänaval on turvatud ja tõendid kontrolli all, hakkavad uurijad koguma ütlusi. Mõne tunni jooksul pärast tulistamist viiakse William Wild Bill Zelensky tagasi jaoskonda ülekuulamiseks. Ta on just olnud seotud surmaga lõppenud tulistamisega, kuid kui ülekuulamine algab varahommikul, ei keskenduda teismelisele, kes saab nüüd erakorralist abi. Selle asemel on tema esimesed küsimused praktilised. Kas te juhuslikult teate, kas ma saan täna öösel või homme siit välja või kuidas sellega on? Ei. Ma arvan, et sa pead tõenäoliselt homme veel siin olema. Nii et ma pean siin veetma? Jah, täpselt nii. Kuule, okei. Ma saan aru, aga ma pole kunagi varem öös vanglas veetnud. Jah. See on tõesti jama. See mõtteviis mure oma enda olukorra pärast enne ohvri heaolu märgitakse kohe üles. See erineb oodatavast kiireloomulisusest, kui tulistaja oleks tõesti hetk varem kartnud eluohtlikku rünnakut. Kui temalt kokkupõrke kohta küsitakse, püüab Bill end näidata vastumeelse ja isegi kaitsvana. Ma lihtsalt loodan, et Hailiga on kõik korras. Ma ei tea, kas on võimalik teada saada, kas temaga saab kõik korda. Ma tõesti muretsen tema pärast. Ma tean. Ei, ma tean, aga... Mees, ma ei tahtnud ega taha teha midagi, mis talle haidet teeks. Kui ülekuulamine jätkub, hakkab Bill rääkima politseinikele oma õiguskaitsealasest taustast, väites, et ta tegi seda, milleks teda politseinikuna koolitati. Ma tahaksin teiega ikkagi koostööd teha, aga kui need olid esimesed orderid, siis teete seda meelega. Tapmine ei ole, teate küll, enesekaitse. Ja see paneb mind imestama. Ma mõtlen, ma olen endine politseinik, ma järgisin oma väljaõpet täpselt, et ennast kaitsta, kui siin tulistatakse. Aga uurijad võrdlevad juba neid seletusi sellega, mida nad on kaamerast näinud ja mida nad nüüd selle tulistamise kohta teavad. Lähedalt kaklust ei olnud, taganemiskatset ei olnud. Siis suunab Bill tähelepanu oma varastatud roomajatele, just kui see kontekst seletaks olukorra eskaleerumist. Ma tean, et mõned roomajad ja muud asjad võeti, aga see viis tänaste sündmusteni, eks. Kas keegi teavitas, jah? Ma mõtlen, me lihtsalt tegelikult nad veetsid viimased paar päeva paberimajandust täites. Vabandust, ma ei mäleta selle politseiniku nime. See on okei, nii et ma... Helistasin šerifi osakonda, et nad seda vaataksid. Ja nii, et me püüame reageerida ja saada seda infot, et keegi saaks selle loo põhjal tegutseda. Mis teilt ära võeti? Ja ma tean, et sulle meeldivad su loomad. Jaa, saada tead, et su rääksid. Jah, uurijate jaoks näitab see motiivi, mitte õigustust. See näitab, kui tähtsaks peab Bill kadunud roomajaid ja kui isiklikult ta vargust võttis. Vahi alloles reageerib Bill tapmissüüdistusele mitte uskmatusega surma suhtes, vaid šokiga selle üle, et tema tegusid võidakse seaduslikult mõrvaks pidada. Ma peaksin, miks nad tõid mängu püstoli? Kas keegi üldse, ma tean, et see on hullem, juba oli piisavalt halb, nüüd on veel hullem. Kuidas sa tead ja nüüd ma ei saa siis kedagi aidata? See saad aru, eks? Kui Bill pakub kontrollitud narratiivi, viidates väljaõppele ja enesekaitsele, siis Tiffany Powelli intervjuu on vastupidine. See on muutlik, ebakindel ja hakkab järk-järgult vastama kohtuekspertiisi tegelikkusele. Ma lihtsalt avan selle, samal ajal kui toon siia ühe tooli. Aitäh, et tulite kohale. Kas meil on siin kuskil istekohta? Oma esimeses salvestatud ütluses toetab ta Billi versiooni sellest, miks nad üldse Riley't otsisid. Kui saad, siis mine minu jaoks päeva algusesse tagasi, et kuidas me jõudsime selleni, et Riley ja Bill sattusid vastasseisu. Bill rööviti paar päeva tagasi ja seda tegi Riley. Okei, kuidas ta jõudis järeldusele, et see oli Riley, kes seda tegi? Olid pildid pudelitest Riley Snapchatis, mis olid tehtud sellelt väljakult, kust Billilt varastati. Ja üks naine helistas talle. See seletab kahtlust, mitte hirmu. See on varalise vaidlus, mitte eluoht. Kui arutati vastasseisu, kirjeldas Tiffany, kuidas Riley muutus füüsiliselt agressiivseks. Kus sa autos olid? Ma olin väljas.
ma olin väljas, ma küsisin Riley't, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Ja ta tahtis lihtsalt Billiga kakelda ja ta lihtsalt jätkas proovimist ja viskas oma jaki maha ja kõik ning ta jätkas. Proovis Billiga kakelda. Mida ta tegi? Kas ta ütles miks? Ta võttis need asjad, mis ta võttis. Ta ei tunnistanud seda üles. Okei, nii et ta eitas seda kogu aeg. Ja ta ütles, et me olime teel, et ta isa juurest ära tuua. Ja ta jätkas eitamist. Okei, kas Riley oli ainus, kes seal oli? Nii et olitegi ainult sina, Bill ja Riley. Okei. Kas sa mäletad, mis kell see umbes oli? Umbes kell 10, jah. Okei. Kui tulla tagasi selle verbaalse vaidluse juurde, siis kuidas asjad edasi arenesid? Sa ütlesid, et Riley viskas oma jaki maha. Kas sa mäletad, mis veel juhtus? Riley hakkas lihtsalt Billi peale tulema, nagu ta tahaks teda rünnata. Ja siis ma arvasin, et ta kasutab elektrišokki, kui ta saab võimaluse tema ees. Kui sa ütled, et ta tuli tema poole, siis mida ta täpselt tegi? Ma üritan proovida lihtsalt olla koos. Ma ei tea, kas see on minu pärast või midagi sellist. Juhtuma. Kas sa nägid, kuidas Riley seda teha proovis? Ei. Okei. Ja mida Bill selle peale tegi? Nii et ta ei proovinud. Sellega võidelda, sa tead, ei blokeerinud ühtegi lööki ega midagi sellist. Ta lihtsalt, ma ei tea, sa ei näinud midagi. Mitte miski tema kirjelduses ei vasta seadusliku relvastatud enesekaitse nõuetele. Kui ülekuulamine jätkub, on Tiffanyl raskusi detailidega, kus ta täpselt seisis, kui kaua vaidlus kestis ja millised liigutused toimusid enne lasku. Kus sa seisisid seoses sõiduki Riley ja Billiga, kui see kõik toimus? Kas sa mäletad? Nagu auto taga mäletad. Nagu auto taga. Jaa, okei. Kui see on auto. Nii, et sa olid auto taga, kui see on ees. See on auto. Kus olid Bill ja Riley? Sellel pool. Nii, et nad on auto juhi pool seal küljel. Ma lihtsalt ei tea, ma pole kindel. Kui palju aega oli teie arvates möödunud sellest hetkest, kui te seal peatusite, kuni Bill tulistas Riley poole? Mitte väga kaua. Umbes 15 sekundit või nii? Võib-olla paar minutit. Okei. Nii, et te vaidlesite seal natuke edasi-tagasi. Sa ei mäleta ühtegi konkreetset sõna, mis öeldi. Olgu, välja arvatud see, et Riley maja saab talle uue objektiivi. See on üks asi, mis on sulle meelde jäänud. Neid vastuolusid ei peeta alguses tahtlikuks eksitamiseks, kuid ülekuulamise õhkkond muutub, kui uurijad vaatavad uksekella videot ja näevad vastasseisu palju selgemalt, kui Tiffany seda kirjeldas. Kui uurijad esitavad talle küsimuse selle kohta, et ta hoidis relva käes, kaob tema kindlus täielikult. ta ei öelnud kunagi midagi selle kohta, et ta tahaks Rileyt vigastada või miks ta relva võttis või midagi sellist. Olgu. Nii et sa ei tea, kas relv oli kogu aeg laetud. Sa ei näinud teda seda laadimas. Olgu. Nii et siin on palju asju. Ma olen sinuga aus, Tiffany. Siin on palju asju, mis ei klapi sellega, mida sa mulle räägid. Meil on valvekaamerate salvestised, nii et ma vajan, et sa oleksid minuga aus. Kas Bill andis sulle mingil hetkel midagi? Ma ei tea, ma ei mäleta. Kas sa mäletad, et hoidsid tulirelva? Ei, jah. Hoia teda oma küljel! Ta peab selle oma küljel hoidma! Ma tapan su ära! Kas sa olid või oled sa mõne narkootikumi või alkoholi mõju all? Ei. Sest video ütleb mulle midagi muud. Mida sa ütleksid, kui ma vaataksin seda videot ja näeksin, et Bill ütles sulle konkreetselt, et hoia relva oma poja peal ja mul on video, kus sa hoiad seda relva ja suunad selle otse tema peale? Võib-olla ma hoidsin seda, aga ma ei tea. Noh, kas sa siis võisid hoida või sa hoidsidki? Ma ei tea, ma lihtsalt mäletan, et see oli palju karjumist ja kisamist. Ma arvan, et sa mäletaksid, kui sa hoidsid tulirelva ja suunasid seda oma enda poja peale. Seal oli lihtsalt palju karjumist ja kisamist. Mida tegi Riley, kui ta jooksis sõiduki poole? Mis juhtus pärast seda?
ma ei tea. kas Bill oli varem kunagi Riley elu ähvardanud? mis siis, kui ma ütleksin sulle, et mulle on öeldud vastupidist? sa pole kunagi kuulnud, et Bill oleks midagi halvustavat öelnud. ta kavatses Riley tappa? Ei. kui Bill oli Riley maha lasknud, siis millised olid sinu ja Billi reaktsioonid? Mida te tegite? ma lihtsalt tahtsin teda puudutada, sest ma ei teadnud, kas see juhtub. Okei, kas sa mäletad, kuhu sa läksid, kuhu sa liikusid, kus sa seisid? ma helistasin oma emale. Okei. Kas sa olid autos või autost väljas? ma ei usu, et see oli nii. Olgu. Sa ei olnud autos, ma ei usu, olgu. kui teismeline lamas raskelt vigastatuna, ei tehtud katsetki abi anda. Uurijad küsivad ka haavlipüssi olemasolu kohta. Miks peaks Bill võtma oma poest haavlipüssi, kui ta läheb lihtsalt loomi peale võtma? Ta ei öelnud midagi, miks ta selle kaasa võttis. ta lihtsalt arvas, et võtab selle kaasa, et keegi seda ära ei varastaks. ta võttis selle enne, kui ta loomadest kuulis. Nii et ta oli selle juba autosse pannud enne, kui ta kuulis, kus loomad asuvad? Jah. Aga mis olid siis tema kavatsused seda teha, kui ta ei teadnud, kus loomad olid? tal oli autos alati relv kaasas. Tal oli alati relv kaasas, aga ometi polnud tal seda, kui ta linna läks. õige. Olgu. Sest kõik teised olid ikka veel varastatud. Nii et tal olid alati relvad autos? Jaa, olgu. Kas sa nägid tal veel mõnda teist püstolit peale nende, mis ära võeti? Ei. Kas sa olid seda haavlipüssi varem näinud? Ei. Oli küll. Kus sa seda veel näinud olid? kuna tema püstolid võeti ära, on ta kandnud relva. Nii et see oli tavaliselt autos või? Jaa. See õõnestab otseselt igasugust väidet, et tegu oli hetke emotsioonist tingitud impulsiivse reaktsiooniga. Intervjuu jätkudes seisab Tiffany silmitsi veelgi rohkemate vastuoludega. Tema lähedus relvale, Billi salvestatud juhised ja videomaterjal, mis näitab, kuidas kontroll nende vahel vaheldub. Nii et kui sa sealt lahkusid, polnud sul mingeid kavatsusi. Bill polnud kunagi Riley kohta midagi öelnud. Ta ei öelnud kunagi midagi selle kohta, et tahaks temaga silmitsi seista, teda otsida või temaga rääkida. Kas ta proovis temaga uuesti ühendust võtta? Sa ei mäleta, et oleks muutunud väga ärritunuks või midagi sellist, mis oleks silma jäänud. Miks ta äkki tahtis Rileyga kakelda, kui ta algul läks ainult oma loomadele järele? Okei. Hästi. Nagu ma videos mainisin, on selgelt näha, et sa hoiad tulirelva ja sa ütled, et sa ei mäleta seda. Sa ei mäleta, et suunasid tulirelva oma enda poja peale. Sa ei mäleta, mida Bill sulle ütles. Ja sa oled süüdi mõistetud kurjategija, eks? Jaa. Okei, nii et sa saad aru, et sa ei tohi tulirelva omada. Nii et olukord on selline. Sind arreteeritakse täna süüdistatuna selles, et varem süüdimõistetuna omasid tulirelva ning kriminaalhoolduse kinnipidamismääruse alusel. Tiffany vaevu reageerib. Ta lihtsalt istub ja püüab öeldut mõista. Tagasi sündmuskohal Van tänaval hakkavad politseinikud dokumenteerima kõike, mis võiks juhtumi jaoks oluline olla. Keha asend, sõiduki asukoht, tänavavalgusti nurk, otse kohal. Bill juba ütles, et ta tegutses enesekaitseks, et ta tundis end ohustatuna. Kuid mõrvajuhtumite puhul on ütlused teisejärgulised. Esikohal on tõendid ja tõendid ei valeta. Nad leiavad auto seest haavlipüssi, veel üks pikaraudne relv, laskemoon reas ja valmis. Relvad, mis kindlasti ei klapi jutuga, et tegu oli lihtsalt halvasti lõppenud vestlusega. Noad, sidumisvahendid, haamer, tööriistad, mis viitavad planeerimisele, mitte paanikale. Uurijad dokumenteerivad ka seda, mida ei juhtunud. Ei üritatud esmaabi anda. Abi kutsuti alles siis, kui tulistaja tundis end autos turvaliselt. Ja pole mingeid märke, et teismeline oleks kunagi relva kasutanud. Ta ei läinud teda aitama, ta ei teinud midagi ja nad olid lihtsalt nii rahulikud. Kes nemad on? Bill ja tema. Bill ütles, ma tulistasin teda. Ta tuli minu poole, nii et ma kurat tulistasin teda. Kas sa kuulsid, et ta seda ütles? Jah, ta ütles mulle.
kes sulle ütles? Ta kuulis püssi tasku, nii et ma läksin välja, nad tulid enne minu juurde, Bill ja Tiffany tulid minu juurde, ma just saabusin ja nemad saabusid ka ning ma mõtlesin, mida nad küll tahavad, saad aru. Ja nad ütlesid, et Riley oli Billi röövinud ja et Bill oli saanud telefonikõne, kus öeldi, et ta peab minema politseijaoskonda nendega rääkima. Ja siis nad ütlesid, et me tuleme tagasi, kui oleme lõpetanud. Umbes 25 minutit möödus ja me istusime siin ning ma kuulsin püssi lasku. Nii et vaatasin sellest väikesest aknast välja ja nägin nende autosse ning nad mõlemad istusid seal, kui ma neid nägin. Lihtsalt istusid autos. Ja ma nägin nagu mingit suurt asja auto taga ja ma mõtlesin, jumal püüd, kas nad sõitsid Pireliga otsa. Ma arvasin, et nad sõitsid jalakäijal otsa. Nii et ma läksin veel lähemale ja nägin, kuidas Ryan istus niimoodi. Ja ma ütlesin, Riley, kas sinuga on kõik korras? Riley, kas sinuga on kõik korras? Ja ta ei liikunud, nad lihtsalt seisid seal. Sa ütlesid, et nägid teda väljas relvaga seismas, aga sa ütlesid, et nad istusid autos. Nad istusid autos ja mina vaatasin aknast välja. Ma vaatasin aknast välja, see oli korras seda. See oli enne lasku. See oli pärast lasku. Nii et ma arvan, et võib-olla ta läks tagasi autosse. Ma ei tea, kas nad arvasid, et nad hakkavad ära sõitma või midagi sellist, sest nad istusid autos, kui ma aknast välja vaatasin. Sellepärast ma mõtlesin, et äkki neil läks rehv katki, aga miks see prügikott seal on, mis on auto taga? Nii et ma läksin välja ja ütlesin, kuulda poisid, me ei tea, mida te teete, me ei tea, mis juhtus. Rai oli niimoodi. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, kas ta teab. Aga tema ei vastanud muidugi ega liigutanud ja tema lihtsalt seisis seal. Ja tema oli väga rahulik ja siis ta arreteeriti. Nii tema lihtsalt seisis seal ja ma ütlesin, sa pead haiglasse minema. Sa tead küll, sa pead vaatama, kuidas tal läheb. Nii et siis ta sai ilmselt kellegagi küüdi ja lahkusid kiiresti. Need on sellised detailid, mis nihutavad loo ma kardan oma elu pärast juurest hoopis ma tahtsin kättemaksu poole. Samal ajal areneb juhtumi teine pool mujal. Varastatud roomajad, see säde, mis tule süütas, leitakse üles. Tulistamisele järgnenud päeva jooksul jõudsid uurijad varastatud roomajate jänile väikeses majas Wapaka lähedal, mis kuulus Rileyga seotud sõbrale. Nuumad leiti Elusana keldrist, kus neid hoiti ajutistes terraariumites ja plastikkastides. Varastatud varajuhtum on nüüdseks suletud. Kuid selleks ajaks, kui neilt roomajad keldrist välja toodi, oli uurimisfookus juba varguselt tapmisjuhtumile nihkunud. William Wild Bill Zelensky on süüdistatud esimese astme tahtlikus mõrvas 18-aastase Riley Manente Powelli tulistamise eest. Tiffany Powellile esitati samuti süüdistus esimese astme tahtlikus mõrvas kuriteos osalejana, samuti süüdistus süüdimõistetu tulirelva omamises. Ja enne kui nad kohtuniku ette astuvad, laieneb toimik taas, mitte uute tõenditega, vaid salvestatud vanglaskõnedega. Ma ei tea, kas mõrvajuhtumite puhul on kiireid kohtuprotsesse, aga ma kõigil on õigus kiirele kohtuprotsessile. Ma tahan kiiret kohtuprotsessi. Täpselt nii. Mulle lihtsalt ei meeldi kuulda, kui sa neid väijandeid kasutad. Mul polnud midagi pistmist tema poja mõrvaga. Ema. Ma mõtlen, ma olin seal, aga ma tean. Ma tean. Ma lihtsalt ei taha, et sa neid sõnu Porsche kohta ütleksid, sest see teeb mu südamele haige. Jah, me tegime kohutavaid otsuseid ja selle tõttu on maailma kõige hullemad tagajärjed. Aga sul polnud mingit kavatsust. Ma lihtsalt usaldan Jumalat, et see kõik laheneb. See pole niikuinii minu süü. Ma kasvatasin Rileyt valesti. Ma rikkusin kõik ära ja andsin talle selle kuritegeliku mõttelaadi. Ja ma vandusin, et proovisin seda temast välja juurida, aga ei. Kogu vanglasüsteemi ulatuses salvestab teine lindistus William Zelensky kõne Wood County Jailist. Tere, see on tasuta kõne. Vastake. Wood County Jail. Kinnipeetav. Nii et igatahes, mida te siis nüüd teada saite? Jah, nii et Tiffany Roosa ema ei taha, et sa üldse Tiffany Roosale kirjutaksid. Miks? Alle seda ma ei tea. Ma arvan, et ta on lihtsalt sinu peale väga vihane ja sooviks, et elektritool oleks veel olemas. Ta tahab, et mind selle eest elektritoorile saadetaks, jah?
Algusest peale kohtlesid prokurörid kahte süüdistatavat väga erinevalt. Enne kohtuprotsessi pakuti Tiffanyle kokkulepet, mille ta ka vastu võttis, tunnistades end süüdi esimese astme hooletus ohustamises ja varem süüdimõistetu tulirelva omamises. Talle määrati 15 aastat vangistust ja 8 aastat pikendatud järelevalvet, kuid Wild Bill ei olnud nõus kokkulepet sõlmima. Ta tahab võimalust kohtus oma asi ära rääkida ja ta sellega saab, kuid see ei lõpe tema kasuks. Pärast 5 päevast tunnistuste andmist mõistetakse Wild Bill süüdi esimese astme tahtlikus tapmises. Tema karistuse määramisel on kohtusaal vaikne. Kui Riley isapoolne vanaema tõuseb, et esitada oma ohvri mõjuavaldus, on tema hääles 3 aasta jooksul kogunenud viha karm toon, mis on oodanud vabanemist. Ma armastan Rileyt väga. Ta oli minu elu valgus. Me näärsime kogu aeg. Temast jääb väga puudus. Metsik Bill võttis ta ja tappis ta. Ta otsustas mu pojapoega tulistada. Palun, teie aukohus. See mees peab olema vanglas trellide taga, enne kui ta jälle tapab. Ma loodan, et ta mädaneb selle juhtumi eest vanglas. Teie aukohus, ta otsustas laadida haavlipüssi. Ta otsustas suunata haavlipüssi minu lapselapse peale, hoolimata inimelust. Tal oli selles autos piisavalt relvi, et täita kogu see kohtusaal. Kui ta nii väga kartis relvastamata teismõist, siis ma ei jõua ära oodata, kui ta kohtub vangide ja mõrvaritega. Ma loodan, et ta on väga hirmul. Kui ta lõpetab, hingab tuba kergendatult välja ja siis tõuseb esile veel üks hääl, sama laastav. Juba väikesest peale oli ta oma vanuse kohta erakordselt tark, ootamatult vaimukas, armastav ja ulakas. Ta täitis ruumi naeru ja päikesepaistega. Tema avaldus on pikk, maalides portree sellest, kes Riley oli ja kelleks ta oleks võinud saada. Ta oli helde ja naljakas ning tal oli kõige suurem ja andestavam süda, mis ühel inimesel olla saab. Tal oli raske ja ta võitles kaootilise ning düsfunktsionaalse lapsepõlve tagajärgedega. Tema emal olid lapsepõlvest saati vaimse tervise ja käitumisprobleemid. Riley oli palju enamat, kui teda selle kohtuprotsessi ajal on kujutatud. Ta oli 17-aastane. Ta ärgas hommikul kell 6, töötas terve päeva kõvasti, tuli koju ja mängis oma pojaga, toitis teda, pani ta magama, veetis aega oma tüdruksõbraga ja mängis videomänge. Ta elas korralikku tööliselu ja oli oma saavutuste üle väga uhke. Ma ei pea isegi silmi sulgema, et näha tema hoiakut, kui ta tema käsul relva tõstis. Ma ei suuda kustutada pilti oma pojapojast, kes põlvitas maas ja oli kokku varisenud. Ma näen seda nüüd. Kui palju aega mul veel on? Ma olen lõksus neis 10–15 sekundis, mis tal suremiseks kulus. Ta lõpetab palvega kohtunikule, milles on ühendatud viha, lein ja kurnatus ühte ainsasse palvesse. Tundub ainult õiglane, et mees, kes võttis mu poja elu, maksaks selle eest oma enda elu pikkusega. Ta ei näidanud mu Rileyle mingit halastust. Ma palun, et te lubaksite õiglasel vastutasuks teha sama, määrata eluaegne vanglakaristus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Aitäh! Kui kohus annab süüdistatavale sõna, ei jäta Metsik Bill võimalust kasutamata. Ma ei kavatsenud kunagi, et midagi sellist juhtuks. Ma ei tahtnud kindlasti Riley pihta tulistada ja ma ei tahtnud kindlasti, et ta sureks. Mul on väga kahju. Kohtunik Raymond Huber jäi liigutamatuks. Pärast tulistamist tekitasid tema tegevused samuti sellele kohtule muret. Ta ei läinud Riley juurde, ei vaadanud, kas peaks abi osutama. Ta seisis eemal. Ta väidab, et tahtis veenduda, et Riley talle kallale ei tuleks. Mul on raske seda uskuda. Pärast seda, kui ta teadis, et jahipüss oli lahti läinud ja Riley oli kokku vajunud. Ilmselgelt oleks ta saanud anda mingit abi, mis oleks olukorda muutud. Aga asjaolu,
et ta ei läinud isegi kontrollima, kuidas on lood tema kasvupojaga, tekitab sellele kohtule muret. See näitab tema mõtlemises teatavat katkestust. Ja mõni minut hiljem on otsus lõplik. Eluaegne vangistus võimalusega taotleda järelevalve alla vabastamist pärast 35 aastat. Riley surma muutis kõike, kuid ei lahendanud midagi. Teismeline poiss on läinud, 2 perekonda on hävitatud ja tüli, mis selle kõik algatas, peotäis varastatud roomajaid, ei olnud kunagi seda hinda väärt. Law and Crime'i nimel olen Kristen Thorne.